Davai. Tere hommikust, Eliise! Tere hommikust, Merike! Ja nagu te näete, siis me oleme juba nii lõbusad. Mis te arvate? Me oleme juba lobisenud mingi oma 15 minutit ja jällegi on siin nii palju väärtuslikku informatsiooni olnud, et ma ütlesin, Eliise, nüüd paneme küll käima, sellepärast et lahe oleks meil tutvuda omavahel nii, et me jagame seda ka teiega, mida me siin kõik rääkisime. Eliise, mina ei mäletagi, kuidas meie tuttavaks saime, aga tuttavad me juba oleme sinuga põgusalt mingi a la 2 tundi, ma arvan, mitte siis küll täna. Mhm. Kes sina, Eliise, oled? Mina sain sind tundma õppida läbi numbrite, läbi sinu toimetuste ja siis sealt kasvaski või sündis meil see podcast'i idee, et see info ja see, mida sa haldad ja mida sa oskad, ei saa jääda ainult sinna sinu maailma, et mina soovisin või me soovisime, et see tuleks rohkem välja siia maailma ka. Et ole kallis ja ütle, kes sa oled selline, millega sa tegeled ja tutvusta ka seda maailma, kus see on alguse saanud. Et jällegi, miks ma seda soovin, on see, et mõned, kes on võib-olla selle lahktee ees või mõtlevad, et näed, ma teen nüüd seda, aga vot tahaks südame poolest tahaks hoopis seda teha ja vot ta ei tea, et võib-olla selliseid näiteid ka, et mida sa oled enne teinud. võib-olla olid kaevanduses tööl, eks ju, ja nüüd sa oled siin, noh, mingi selline näide. ja selleks, et jällegi kodusemalt sissejuhatust teha siin numeroloogia maailmas, siis Eliise edukuse kood on siis 93475 ja vaatame, mina siis numeroloogina natukene mängin sinu numbritega siin aeg-ajalt ja vaatame, kuidas need sind toetanud on sinu eluteel. No hästi palju sissejuhatust nüüd küll, aga mikrofon on sinu poole peal ja ma olen igati toeks ja juhendamas ja lisamas. Jaa, aitäh selle sissejuhatuse eest. Kui sa küsid, kes ma olen, siis ma olen inimene. Päriselt. et mulle ei meeldi ennast väga nagu selles mõttes kastidesse panna. Küll aga, mis on läbi elu minuga käinud, on see, et minu kireks on inimesed. Kõigepealt siis iseenda avastamine. Üsna noorelt jõudis juba emotsionaalne intelligentsus minu lauale raamatuna siis ja teadmisena, sellepärast et kui ma olin noor, siis ma noh, nii-öelda akadeemiliselt ei olnud kõige edukam ja ma otsisin seda, et mis on see minu siis tugevus, mis mind eristab, on ju, et kui ma akadeemiliselt nii tugev ei ole, et mis see minu tugevus on ja ma jõudsin siis emotsionaalse intelligentsuseni ja jõudsin empaatiani. Ja see kuidagi on niimoodi vaikselt tegelikult rullinud minu elu väga hästi lahti. Et ja tegelikult siis peale keskkooli, kuigi minu vaates olid ka näiteks erialad nagu sisearhitektuur ja, ja matemaatika, mille kire ma leidsin siis keskkooli ajal enda jaoks, siis lõpuks ma maandusin hoopistükkis inimestega ja läksin õppima personalitööd, mis sellel ajal, noh, 20 peaaegu 5 aastat tagasi ei teatud personalijuhtimisest suurt midagi. Eestis võib-olla oli, ma ei tea, ühe käe sõrmedel personalijuhte, olid küll kaadritöötajad ja juristid ja koolitajad, aga personalitöö kui selline oli üsna tundmatu. Mina aga selle oma nooruse tarkusega tundsin tõmmet ja, ja otsustasin sinna õppima minna ja ma olen üli-üli tänulik, et see jõudis minu teele, nagu sa tead, juhuseid ei ole olemas. Ja see inimestega töö on mind vedanud siis kõik need aastad ja ma olen teinud seda hästi suure kirega ja ühest küljest on siis noh, kogu see nii-öelda töö endaga seonduv pool. Ma ei tea, võib-olla inimestele rohkem teada-tuntud on see, et töötajate, ma ei tea, värbamine ja arendamine ja kogu see pool, aga minu jaoks on selles keskmes olnud kogu aeg inimene. Mhm. Mõista teda, saada aru, mis teda motiveerib, miks ta käitub nii, miks ta ei käitu teisiti, kuidas panna teda käituma nii, kuidas ettevõttele vaja on. Seda kõige paremas mõttes, et minu selline mõte on seal kogu aeg olnud, et aidata inimestel õnnestuda.
sest et ma siiralt usun sellesse, et meil kõigil on oma tugevused. lihtsalt küsimus on selles, et kuidas siis aidata neid tugevusi välja tuua, milline peab olema see keskkond, peavad olema need juhid, see juhtimisstiil, see ettevõte oma kultuuriga ja läbi selle siis aidata inimestel õnnestuda. ehk et see on mind vedanud ja mingil hetkel siis ma jõudsin selleni, et ma hakkasin personalitööd pakkuma siis teenusena ja sealt edasi mingil hetkel ma jõudsin coaching uni, mis tegelikult tõmbas mind juba väga-väga ammu, nii et kui ma seda lõpuks õppima läksin, siis sõbranna ütles, et issand, me oleme rääkinud sellest no vähemalt 15 aastat tagasi juba. Ma ütlesin, jaa, ma mäletan küll väga hästi seda Ekspressi kuulutust, mida ma lugesin ja sellel ajal see tundus mulle, et noh, esiteks kallis noore inimesena ja teiseks, et noh, kes ma noor inimene siin olen, lähen teisi õpetama, on ju, saamata sellel hetkel aru, mis see coaching tegelikult on. ja, ja kui ma siis hakkasin coaching'u õpingute järgselt otsima oma seda nišši, et kellega ma siis päriselt töötada tahan, siis ma läbi oma coaching'u jõudsin hoopis noorteni. Ja see algul tundus mulle natukene selline võõras, mis mõttes noored on ju, et mul ei ole endal sellist lugu, et ma olen, ma ei tea, mingist väga keerulisest perest või väga keerulises kohas olnud ja siis noh, see tüüpiline selline see kangelase teekond, eks ju, et mul ei ole seda. ja aga see tunne oli nii õige, Mhm. et ma tahan nende noortega töötada ja just nimelt algul ma nägin kontakti selles kohas, kus, kus ma ise tegelikult oma koolivalikuid tehes, eks ju, ma usaldasin hästi oma sisetunnet. Ma ei teinud seda, minu õnneks mu vanemad ei öelnud mulle, ei, mis personalitöö, kust sealt see raha tuleb, keegi ei teagi midagi, kust see töökoht sul sealt tuleb. minu õnneks mu vanemad usaldasid mind, nad ei pannud mulle pidureid peale, eks ju, ei öelnud, ei, ikka mine õppima seda, mis kindla palga sulle sisse toob. ja kuidagi see tundus mulle olevat miski teekond, mida ma saan kogemuslikult jagada noortega. ja täna ma muidugi olen hästi-hästi põnevil sellest, et mis toimub teismeliste ajudes. Et see on üks Suurepärane, suurepärane, et sa ülipõnev sellega värk. tegeled. Issand, kui huvitav. Vau, ma tegelikult piilun, kas sa olid lonks vett võtmas või? jah, Okei, ma sisustan selle ja. pausi. jah, et selles suhtes, et ma vaatasin su neid numbreid siin taustaks ka, mul on väike kodutöö tehtud, kui sa ütlesid, et sulle enne pakkus huvi või sa õppisid ka sisearhitektuuri või arhitektuuri ja sellised asjad, eks ju. et siis nii huvitav, et sinu ametite ehk siis see edukuse koodi keskmine number viitab siis ametitele, see on 4. aga see 4 ongi see, et see võib olla väga võimalik, et mingi struktuursüsteem, mingid asjad, joonistamine, paikapanek ja selline. aga siis selle 4 me saime ju tegelikult 22-st ehk siis 22 on hoopis kanaldamine, tajumine, nägemine, sisseminek, enda seest väljaandmine. saad aru, see on kõik need asjad, et kas sulle sobib nii see kui see nagu teine asi. mul Mhm. kohe täitsa tagumiku peal praegu kananahad jooksevad, et kui huvitav on sinu lugu. ole hea, jätka. ja noh, ongi selles mõttes, et kui personalitöös muidu noh, öeldakse, et see ongi rohkem selline töö inimestega ja selline justkui nagu pehme valdkond, siis minule on selle juures alati väga meeldinud just nimelt see, need süsteemid, struktuurid, numbrid, ma võin ennast unustada Excelitesse. väga meeldib mulle andmete pealt teha mingeid järeldusi. et selles mõttes ma olen jah, mitte tüüpiline personaliinimene, et jah, mulle meeldib see inimeste pool, aga mulle meeldivad vot just needsamad asjad, mida sa välja tõid ka. jaa, numbrites kusjuures väga hästi saab aru. 4 on 4, ma olen väga palju rääkinud ka, et vaadake, kuidas 4 kirjutatakse. hästi selline sirgjooneline süsteemne, tal on kõik nurgad ja värgid kõik välja mõõdetud, siin ei ole mingit aga sa omad ka number 3 edukuse koodis ehk siis märtsi laps, ehk siis see annab sulle hästi palju sellist loovust, sellist kuidas ma ütlen, sa oskad sulanduda nendesse, just see, mis sa praegu ütlesid, et numbrid, Excelid ja samas ka inimesed. Mhm. Aga see coach ja noorte teema, et valgustan seda asja, ma mäletan seda noh, tegelikult vaata.
mul natukene läks nüüd mõte ühte teise kohta. nii no. nagu ma ütlesin, vaata meie podcast'i alguses nüüd ka, et tegelikult ma tunnen sind juba pea 2 tundi rohkem kui nüüd see, mis me siin oleme, siis tegelikult me uurisime neid sinu ettevõtteid. Mhm. ja see oli ka üks asi, mille pärast sina ju võtsid minuga ühendust, eks ju, ega siis mina sind Just, ju ei otsinud. just. ja, et sa neid numbreid ja Excel'id armastad niisama ka. aga kuidas sa mind üldse leidsid, kuidas sa numbrite keele leidsid ja räägime natukene sellest sinu lastest ettevõtetest. Numbrite keele ma leidsin läbi Hingetee podcast'i. Ähm, minu Spotify hakkas mulle seda kogu aeg pakkuma. Siis mõtlesin, hea küll ja küll, ma kuulan sind siis. Ja noh, kui ma selle olin ära kuulanud, siis mul oli selge, et ma tahaksin sinuga kohtuda ja, ja aru saada, et mis need mu numbrid räägivad. Ma olen kursis human disainiga, tean sealt seda, mida human design mulle ütleb ja milliseid siis selliseid suuniseid annab, et kuidas paremini selle maailmaga ja iseendaga toime tulla. aga see numbrite keel oli minu jaoks põnev. Mhm. ja sealt lähtuvalt siis me vaatasimegi neid sinu lapsi ja kui ma vaatasin seda sinu ettevõtet, mis siis tegeleb just coach'ide, nende noortega, siis mäletan, ma ütlesin, et appi, mul tuli kohe selline rõõmupisar, armastuse pisar seest välja ja mul Ja. praegu on see tunne väga hästi meeles. Mm. et see on see asi, mis on sinu jaoks loodud, see on see, kus on sinu kogu armastus ja kogu hing selle asja sees, sest tegelikult see on väga heade numbritega üles loodud ja ega siis sa ju ei teadnud, kui sa seda lõid, seda ettevõtet, sa lihtsalt vaatasid mingid numbrid välja, sa lõid selle ettevõtte ja siis, kui mina vaatasin, mis on selle ettevõtte hingemissioon sealt välja, siis see ongi vaimne õpetaja, vaimne ühendaja ja nii edasi, et mäletad ja, seda? ja ma mäletan seda sinu emotsiooni väga hästi, et see oli kuidagi nii südantsoojendav, sellepärast et jah, ma olin selle ettevõtte nime loomisega. Ma tahtsin seda selliseks hoopis teistsuguseks luua ja selle ma lõin hästi teadlikult. Mhm. Seda sagedust ma lõin hästi teadlikult, aga see kuupäev, see tuli nii, et mul oli vaja üks arve esitada sinna ettevõttesse ja siis ma tegin selle ettevõtte ruttu ära. nii et nagu sa tead, juhuseid ei ole, eks ju. nii ta tuli. ja, mina kalendrisse ei vaadanud, ei teinud mingit voodoo'd ega teadlikult valinud seda kuupäeva. ja nagu mega huvitav, mis selle ettevõtte nimi on? Freseelia. Ah, mul tuleb sellega meelde, kuidas ma ütlesin seda kogu aeg valesti veel. ja Mhm. no vot, ma panen siia video alla kommentaaridesse siis need andmed ka, et te siis leiate ja näete. ja kes juba numeroloogia maailmas rohkem on olnud, siis te leiate ju ka need andmed kuskilt sealt interneti avarustest, et millal ta loodud on, eks ju, minu meelest andmebaasides on kõik olemas. et Mhm. siis vaadake, mis maagilised numbrid sealt välja tulevad. jaa, aga see kuidagi ühtis veel nii huvitav, see ajastus jälle, et juhuseid pole olemas. sina tulid oma soovidega, me arutasime seda ja ma ütlesin, et ma olen just mentorlusprogrammis, on ju, kus ka õpin ka mentoriks ja kus meil on veel noori hästi palju kaasatud ja siis meil läks eriti kõik see action'isse, kõik see värk, et sellepärast, et tunne, vibratsioon, sagedus, kõik on praegu väga õige, ka see sinu ettevõte Friseelia, Freseelia. Friseelia ja Mhm. et kui kaua sa oled seda juba praktiseerinud, millised suunad sul seal on, millised tunded sul sellega seoses on üles tõusnud, kuidas sa näed, kuhu see veel edasi võiks minna, milliseid võimalusi sa näed seal selle ettevõttega, kuidas sa oled ühendanud siis näiteks seda personaliteenust ja ka seda ettevõtet, no ma ei tea, ma lihtsalt praegu annan sulle mõtteid, ideid, sina saad sealt edasi arendada siis, mida Mhm. kõike sinu sees nüüd protsessib, sealt tahad välja rääkida ja Mhm. ja kes on see, keda sa suurema heameelega aitad, kes on kutsutud või kelle jaoks sa oled olemas, kas sul on mingid vanusekriteeriumid või sinna sobivad ka näiteks täiskasvanud teismelised niinimetatud, sest ka neid on olemas. ma mõtlesin ise praegu täitsa tutika sõna, täiskasvanud Mhm. teismeline, ehk siis lapse positsioonil olevad täiskasvanud, mida mina näen vähemalt tihtipeale iseendas, mul ka vahest tuleb see laps välja ja nii edasi. nii
Mhm. ole hea. ja ma kõigepealt ütlen, et kui sa, Merike, oleksid coach ja nii palju küsimusi ühele coach itavale korraga kätte annaksid, siis ta niimoodi istuks toolis, ütleks, et kindel palun võtame eest. üks küsimus korraga. aga ma saan hakkama. saad ja ole hea. aga ja tõesti, minu see personaliteenuste ettevõte on selline hästi noh, selline loogiline jätk, eks ju, see, mida ma olen aastakümneid teinud, kus ma olen oma siis kogemuse üles ehitanud, mida ma suurima heameelega teen, et see oli minu esimene äri. Tuli hästi selliselt loomulikult minu juurde ja, ja on hoolimata sellest, et sellises nagu interim formaadis seda teenust väga Eestis enne pakutud ei oldud, siis tegelikult ta läks väga hästi käima. Aga nüüd see noorte pool, jah, see Freselia, et see on see ettevõte siis, mille alt, see on mm, ma ei taha talle anda mingit vormi ja see oli minu taotlus, et ta peab olema hästi selline vaba element. ma pean saama teha temalt kõike, mida ma teha tahan, kuhu iganes mu, mu tee mind viib, et ma siis ühest küljest jah, coach in noori selle alt, aga samas teen ka selliseid inspiratsiooni ähm, kõnesid, käin noortele rääkimas, et need on need tegevused täna, mida ma sealt alt teen. aga kui keegi tuleb ja pakub mulle midagi uut, siis ma olen alati avatud, sellepärast et ma olen selline jäärakene ja teate, need jäärad ju on sellised värsked, et nad lähevad kõikide uuendustega kaasa ja hüppavad pea ees igale poole sisse, et hea meelega olen valmis ka nendest piiridest seal välja vaatama. ja mis puudutab nüüd noori, siis noortega ma olen tegelenud selline 2-3 aastat sellises coach ivas formaadis ja ja tegelikult coaching kui selline, vähemalt see coach iv stiil, mida mina olen siis õppinud, ta ei sea sulle piire, sest et sa töötad küsimustega, mitte nagu teemadega. ja, ja see tähendab seda, et ka noorte puhul siis ükskõik, milline on see nende teema, mis neile muret parasjagu tekitab, on see, ma ei tea, koolivalik, on need mingid mured enesekindlusega, motivatsiooniga, eesmärk on puudu, ma ei tea, võib-olla suhete teemad hoopistükkis, et tegelikult coach'ina ma saan kõikide nende teemadega töötada. ja miks see on nii, on see, et jah, ma ei ole küll coach'ina ekspert üheski selles valdkonnas, kuigi ma usun, et ma tänaseks tunnen inimesi ja inimolemust päris hästi, sest ma olen töötanud iseenda õppimise eesmärgil läbi väga erinevaid mingeid mudeleid. ma ei tea, noh, human design'i olen sisse vaadanud, enneagrammi, disk, ühesõnaga neid on palju, millesse ma olen sisse vaadanud ja loomulikult sadu vestlusi ja intervjuusid inimestega, et see aitab sul inimestest aru saada ja seda kõige paremas mõttes, mitte sellepärast, et ma kuskile, ma ei tea, kastidesse neid panen, kindlasti mitte, et pigem just see, et see aitab mul mõista neid, et kuidas nad toimivad. aga coaching jah, tema toime või see, kuidas ma coach'ina toimetan, on see, et mina küsin küsimusi. ma Mhm. küsin küsimusi, mis siis aitavad inimesel päriselt analüüsida siis seda olukorda, kus ta on, vaadata sinna sisse, vaadata asju suuremalt, kõrgemalt, vahel minna sügavuti sisse. sest et ma siiralt usun sellesse, et kõigil on need õiged vastused ja lahendused nende sees olemas. mitte keegi ei pea väljast meile mitte midagi ütlema. Mhm. Nõus. Et jah, ma olen nõus sellega, et mingitel hetkedel on võib-olla hea kasutada mentoreid,
aga noh, sellisel juhul nad peavadki olema noh, mingisuguse tee ära teinud juba, eks ju. mm. et noh, ma ei tea, näiteks ettevõtlusmentor on ju. Startup'i maailmas väga mõistlik on kedagi, kes on kõik need ämbrid juba ära kolistanud, on ju, et ta saab sulle anda nagu nõu. aga, aga teiselt poolt on väga palju olukordi, kus, kus meil ei, noh, teised võivad rääkida meile mida iganes, see ei toimi meile, meie ettevõttele, meie olukorrale, meile inimesena see ei toimi. ja noh, teisest küljest, Merike, kui avatud sa oled vastusteks, kui need antakse sulle kuskilt väljast, on ju. Mm. No eriti siis, kui ma ei ole veel küsinud ja kui ma ei soovi, siis Mhm. ei tule üldse mulle, siis mul tekivad emotsioonid. Just. ja coaching'u eelis ongi see, et läbi coaching'u siis see noor, see inimene jõuab ise nende lahendusteni, mis tähendab seda, et tema motivatsioon neid asju päriselt teha on hoopis teistsugune. Mhm, ja kui me kohtume korduvalt, siis iga kord me lepime kokku siis temaga tegevused, mida ta vahepeal teeb. ja ühtlasi oleme siis coach'ina talle selliseks vastutuspartneriks, eks ju. mhm, et ta teab, et me kohtume järgmine kord, tal on mingisugused tegevused, mida ta ära teeb. ja vahel ongi nii, et need sellised suuremad taipamised tulevad coaching'u käigus. Vahel tulevad need sellised ahaa-momendid pärast coaching ut hoopis, kui ta nagu rahulikult hakkab seda seedima. Vahel tulevad need sellised ägedad läbimurded hoopis neid tegevusi tehes, eks ju. et kogu see coaching on selline suur protsess, mis lihtsalt koosneb erinevatest etappidest. aga just see noorte võimestamine, mis on nii oluline nende jaoks, et väga tihti me ju vanematena tahame kontrollida oma noori, et nad läheksid seda teed, mida meie tahaksime, et nad lähevad. aga miks see nii on? Sellepärast, et me vanematena arvame, et me teame, mis on meie noortele parem, sest et me oleme õppinud kõike seda. aga mis on noorte eelis? Neil on nii hea kontakt oma selle, mis iganes, loojaga, kõige teadlikuma minaga, oma teadvusega, kuidas iganes me seda nimetame, eks ju. ja see võimaldab neil teha selliseid valikuid, kui aidata neil leida kõigepealt ühendus iseendaga, eks ju, mis on nii-öelda ebaloogiline, aga samas see toetab seda tulevikku ja on temaga ühenduses kõige paremal viisil, eks ju. et sest noh, mis väga paljude selliste ütleme 40+ inimestega juhtub, on see, et nad on läinud ju seda teed, mida on, ma ei tea, vanemad soovitanud, sõbrad soovitanud, sinna kooli, kuhu sõbrad on läinud, seda õppima, mida on soovitatud, sinna tööle, kus tundub, et justkui on nagu äge, on ju. ja mingi hetk nad niimoodi samm-sammu haaval lähevad sellest oma päris olemusest kogu aeg eemale. Ma mhm. kujutan ette, et sa numbritega inimestega töötades oled näinud seda, mis juhtub siis, eks ju. ja siis nad on stressis, nad on depressioonis, nad on läbi põlenud, sest et nad kogu aeg suruvad ennast kuskile, kuhu nad tegelikult ei kuulu, mis ei ole neile loomuomane, mis ei pane neid särama, särisema, liblikaid seal kõhus tööle, onju. ja, ja siis noh, siis nad satuvadki sinu juurde või minu juurde, onju. meie aga juurde. tegelikult, kui see noor inimene usaldab oma sisetunnet Mm, ja seda, kuhu teda loomulikult tõmbab, siis ta ei lähe endast eemale. mhm. jah, seal tuleb mingeid sinka-vonka asju. okei, normaalne. aga mida rohkem ta ennast usaldab, seda noh, helgemalt ta saab minna. jah. jah, sa tahtsid midagi öelda? Lõpetama mõtteid. mul on palju mõtteid, mida ma siin juba jälle sinu numbreid ju vaatan ja mõtlen, analüüsin kogu aeg, kuulan kõrvalt. tahtsid ütelda veel midagi? Ja seda tahtsingi öelda, et see on see, millega ma coach'ina tahan tegeleda, on see, et need noored õpiksid ennast kuulama, et nad õpiksid ennast usaldama, neil on seda raske teha erinevatel
ajuarengu põhjustel, kultuurilistel põhjustel, sellepärast et me vanematena tahame neid väga, noh, enamasti me tahame neid kontrollida, eks ju. aga kui nad selle ühenduse saavutavad endaga, siis nad saavad teha iseenda jaoks paremaid otsuseid ja valikuid. Ja see on see, mis mulle väga meeldib selle töö juures, kui need taipamise hetked, kui nad ütlevad oh,, jaa, nüüd ma tean, nüüd ma saan aru ja siis see selline särin, mis neis tekib, see on nii äge, sest et noh, ma ütlen, et minu enda see koolivalik oli ju tegelikult täpselt samamoodi, ma tegin seda küll alateadlikult, eks ju, aga ma olen nii tänulik oma vanematele, kes ei surunud ega sundinud mind tegema midagi, mis on mõistlik. jaa, esiteks vaata, kui kihvt, ma ei tea, kas sa panid tähele, siis siin kõik reaktsioonid toimuvad, kõik märgid toimuvad, vahepeal tuli see käemärk, siis tuli see käemärk. saad aru, see kõik see elab praegu, kogu see keskkond meile kaasa. ma mõtlesin, vahepeal proovisin seda maha võtta, mõtlesin, et ah, las ta olla. ma ka räägin kätega tihtipeale, siis mul tuleb vahepeal see märk ja siis jälle aktiviseerub ja minu meelest on kihvt. nüüd ma lähen siia teema juurde tagasi. Teie, kes te nüüd kuulate seda meie vestlust siin, kas te panite tähele, kui säravalt Eliise räägib kogu sellest asjast ja kui palju sa oled täiega selle asja sees? See oledki sina, kui sa räägid ja see, mis sa praegu lõppu ütlesid, mulle nagu täiega, mulle väga meeldis see, sest sa ütlesidki, et sinu vanemad ei ole sind takistanud. Ma arvan, enamus, kes on nüüd siin minu kanalil liikunud ringi ja see, kui ma kasutan seda meie nõukogude inimesed, eks ju, siis me oleme tulnud kuskilt kastidest välja, sa oled üks haruldane, keda siis on justkui hoitud ja su vanemad on juba olnud väga avatud ja lasknud sul lihtsalt kasvada just nii nagu nii nagu see protsess peaks tegelikult käima, tegema omad ämbrid seal läbi, aga nad on lihtsalt kõrvalt vaadanud neid ämbreid ja nautinud protsessi niinimetatud. noh, kas ta nüüd just nii on olnud, aga sa oled väga hea eeskuju just selleks, et toetada neid noori. ja sa, kui sa räägid, siis sa, nii nagu meie kohtumine siis nendest, kui me sinuga nende numbrite keeles siis kohtusime enne, siis ka ma vaatasin, kuidas sa räägid oma lapsest, saad aru, see just sain ta, saad aru, just sain see oli nii suur ühin ja sa räägid praegu täpselt samamoodi hästi-hästi tundeliselt sellest. ja nii nagu ma ütlesin ka, et kui see sünniaasta kokku liita, siis see on 22 ehk siis see on väga tugev intuitsioon, kanaldamine, väga hea juhendamine. ja ma tõsiselt olen õnnelik selle üle, et just, et su vanemad ongi andnud sul just katsetada, sest 22 soovib ja vajab kogu aeg seda vabadust ja katsetamist, oma ämbreid, mitte see, et keegi ütleb kuhugi ja ma näen juba täielikult, kuidas sa oledki läbi oma kogemuste väga hea juhendaja, sest sa tajud ära seda inimese või selle kliendi, siis ütleme, on see noor või täiskasvanud, mida iganes, aga sa oled orienteerunud rohkem noortele, nii nagu ma aru saan, et just neid aidata, et sa näed seda protsessi, sa toetad, sa oled seal täiega olemas oma selle emalikkuse ja toetusega ja läbi oma kogemuste. nii, siis üks asi, mis mul veel äh, vaadake, kui kihvtilt Eliise ütles niimoodi, et tema siis läbi küsimuste toetab. ja siis, kui ma jõudsin oma 500 küsimust enne ära öelda, vaata siis ütlesid, et kui mina oleksin coach, siis klient oleks ammu juba tooli pealt ümber kukkunud ja öelnud, et aa, okei, davai, las ta olla, et ma ei jaksa ma ei ole kõige parem coach, mina olen selline. Et kellele ma meeldin, siis tere tulemast minu klubisse ja pöörduge minu poole, et ma selline pikalt ma ei jahu ja tunded mul on, aga ja lähme nüüd sinu süsteemi juurde tagasi. ja see oli, mida mina tahtsin nüüd rääkida. oota korraks. Läks. mõtle, ma korraks täpsustan seda, et sa küsisid, üks küsimus, mille sa küsisid, oli see, et kui noored on noored, kes saavad coaching usse tulla, Mm. seda küsitakse mu käest ikka ja siis ma ütlen alati, et teate, noored on inimesed senikaua, kuni nad tunnevad ennast noorena. Aa. minu kõige noorem klient on olnud 7-aastane. Ja ta oli küll hästi selline teadlik noor, kuna ta ema oli ka coach, siis ta nagu natukene oskas seda tahta, aga ta oli ise hakanud ema käest küsima, et kuule, et nagu, et sul on siin coach, ma tahan ka coach'i, onju.
ja siis me kohtusime temaga ja see oli nii südantsoojendav lugu, sellepärast et tal oli päriselt vaja teha otsus, millist pilli ta edasi mängib. mm. Ja tead, kui me jõudsime temaga selleni, millist pilli ta edasi tahab mängida, siis see väljaohe, mis tema seest tuli, sihuke, see siiamaani on mul nii sügavalt meeles, et vaata, kui noh, justkui väike küsimus on ühe väikese inimese jaoks nii suur teema, et see kogu aeg vaikselt niimoodi stressab teda siin kuklas, et mis on see kõige parem ja õigem valik tema jaoks. ja, ja pärast siis, kui me lõpetasime meie kohtumise, siis isa ei teadnud meie kohtumisest midagi, ema teadis. ja isa tuli koju ja oli ema käest küsinud, et kuule, mis sel Jossul on, ta on kuidagi nii rõõmus ja kerge ja siis ema ütles talle, no vot, käis coach'i juures. et ja nii see kergus tuleb ja tõesti, noh, minu jaoks ei ole vahet, kui vanad need inimesed on, et ma olen harjunud igas vanuses inimestega töötama, et võivad ka natukene vanemad või vanuses noored tulla minu juurde. Jaa, mul tuligi praegu see küsimus nüüd, mis ma mõtlesin, aitäh just, Mhm. et sa ütled, et mul oli ka mingi hetk just see soov, et sa tooksid näiteid, just elulisi näiteid, et mis on toimunud. võib-olla sul tuleb veel mingi näide, mida sa tahad jagada, aga ma küsiksin siin vahepeal seda, mitu kohtumist sul on kliendiga või see tuleb just kui nagu töö käigus ise nagu loob, et mitu kohtumist on justkui vaja? See, noh, kuna coaching on, nagu ma ütlesin ka, et tegelikult see muutus toimub, võib toimuda väga erinevates etappides ja vahel toimub siis kõikides nendes etappides, mida ma olen viimasel ajal märganud, et vahel see toimub ka juba enne. ehk et siis, kui inimene on otsuse teinud, Mhm, juba siis hakkavad mingid protsessid pihta, mhm, mis on väga huvitav. samas loogiline, eks ju, sellest kvantmaailmast tulenevalt, et see tegelikult on juba, see otsus ise on siis pühendumine, eks ju. ja, ja tavaliselt minu soovitus on alustada sellisest 4 korrast ehk et noh, kõigepealt ka me saame, eks ju, tuttavaks, paneme inimesele, noh, tal on mingisugune eesmärk, kuhu suunas me hakkame liikuma, siis me vaatame sellesse sisse, siis teeme sellised igal siis sessiooni alguses me lepime kokku selle teema, millega me konkreetselt sellel kohtumisel tegutseme, mis siis tegelikult peaks seda pikaajalisemat eesmärki toetama. et selle me lepime siis iga vestluse alguses kokku temaga. ja miks on mõistlik kohtuda rohkem kui, ma ei tea, 1 või 2 korral, on see, et nende kohtumiste käigus noh, sa panedki endale mingid eesmärgid ja siis seal võivad tekkida tagasilöögid. mhm. ja vot siis sa ei jää nende tagasilöökidega üksi, sest see on üks osa nii-öelda siis protsessist ja arengust, eks ju, et selge, et kui sa hakkad minema nüüd oma mugavustsoonist välja, hakkad tegema midagi, mis sinu identiteedi, sinu praegusele olemusele on võõras, siis sa noh, põrkud kuskile vastu, eks ju. ja tekivad tagasilöögid, vot, ja kui me rohkem kui 1-2 korda kohtume, siis ma saan aidata sul ka nendest tagasilöökidest või siis sisemistest piirangutest üle tulla. selleks, et see muutus päriselt saaks toimuda. Kas need etapid on sul ka kuskil üles kirjutatud, et siis, kes on nüüd otsuse teinud, et ta soovib tulla sinu sinna coach imisse, et kas näeb kuidagi mingit süsteemi, struktuuri, seda ülesehitust, on sul koduleht, Facebooki leht, Instagram, kus kohas on sellist? ja koduleht on noortecoaching.ee ja seal on kirjutatud noorte coaching ust, aga noh, põhimõtteliselt on seesama, noh, jälle see struktuur ei ole nagu nii selge, ma ei saa sulle öelda, et esimesel korral tegeleme sellega, teisel korral sellega, see tuleb kõik nagu
noh, nii-öelda kliendi materjalist, eks ju. ma saan Aga kõigest aru, ma saan kõigest aru. et see on lihtsalt see, mida mina kogu aeg hoian, eks ju, silmas. Mina kogu aeg töötan kliendi jaoks, klient paneb eesmärgi ja me töötame selle heaks, eks ju. et aga põhimõtteliselt jah, seal on üsna palju kirjas, saab uurida, kuidas see protsess toimub. Ja samas ma väga julgustan inimesi ka usaldama seda tõmmet, mis sul on. Et nii nagu mina ei teadnud, miks ma pean tulema sinu juurde, ma usaldasin seda, et mulle tuli teadmine, et ma pean Merikese juurde tulema. Tulin siis mina päriselt soovitan inimestel usaldada oma seda sisetunnet ja seda, kui teid millegi poole tõmbab, see on õige. Isegi kui teil tekivad sellega mingid hirmud ja loogikaga tahtsite, et nagu mis asja, kuhu, miks on ju, siis, siis minu kogemusel see toimib alati kõige paremini. ja kusjuures ma olen täiesti sinuga samal meelel. ehk siis see, jälle ma toon natukene oma näidet, et kui minul ei oleks olnud tõmmet numeroloogia poole, siis ma ei oleks praegu siin, kus ma teiega olen. kui mul ei oleks mingi hetk tulnud tunne, et aga ma võiksin ju podcast'i ise ka proovida kellegagi. nii kui ma selle otsuse ära tegin, mul tuli kohe esimene inimene. ja siis hakkas tulema täpselt see klientide baasi, nii nagu sina tulid ju tegelikult minult nõu küsima, me analüüsisime ja lihtsalt ma sain aru, et see ei saa siia jääda, siit peab tulema natukene üks asi edasi veel, et lähme edasi, usaldame protsessi, sinuga on väga lihtne. sa oled kohe nõus, seepärast et sa oled siin maailmas. me saame aru, et mitte midagi ei juhtu niisama, et see peab niimoodi olema. ja, Mhm. aga hirmutavad väga paljud need olukorrad. palun jagage ka teie siia, kuulajad, et mis on see teie intuitsiooni tõuge olnud, et mis on hirmutanud, loogika ütleb, et nalja teed või? aga sa oled teinud selle hüppe, selle sammu ja mis on toimunud, et jaga meiega ka seda, et Eliise ka tuleb kindlasti siia kommenteerima, kuulama, südameid panema, et ma meenutan siis, et oleks nagu megalahe neid asju kuulata. ja tead, mis mul, Eliise, tuli nagu selline mõte näiteks siin numeroloogia maailmas, kus siis mul ka inimesed tulevad oma soovidega, saavad oma sünnikaardid, siis mul on väga palju erinevaid versioone, kes kirjalikult saavad, nemad pusivad ise oma kallal. Mhm. Siis neil on võimalus tulla ka nii, nagu sina tulid videokohtumisse. ja kas seesama täiskasvanud, sa ütlesid nii kaua, kui nad tunnevad, et nad on noored, mina küll tunnen, et ma olen noor, ma olen siin 50 varsti. et mul endalgi tekkis praegu selline tunne, et issand, kui põnev oleks tegelikult see maailm läbi käia. et kas peab olema nüüd sinna kuni 18, aga võib ikkagi olla seal ka 40, 45 näiteks tulla sinu juurde ja käia selle teekonna läbi. Jaa, selles mõttes, kui sul on teema ja sa näed, et sa oled mingi asjaga kinni, sa tahaksid milleski paremaks saada, siis tasub kuulata oma seda sisetunnet, eks ju, et nii nagu ka minu teekond oma noh, õpetajate leidmisel. Ma olen alati läinud sinna, kus mul on tunne olnud, et ma tahan kuulata, eks ju, et lõppkokkuvõttes me nagunii selle valiku, kellega me tahame töötada, eks ju. Noh, ma väga loodan, et see ei tule ka mõistuse pealt, vaid see tulebki sellise nagu tunde pealt, eks ju, et loomulikult noortel on mingisugused eluetapid, kus nad vajavad võib-olla rohkem tuge, eks ju, et on see mõni kooliastme lõpp, eks ju, kus on vaja teha suuri otsuseid, mis on nende jaoks keerulised. Aga samas, miks mitte ka siis, kui nad, ma ei tea, lõpetavad ülikooli ja tahavad erialast tööd leida, eks. Et minu selliseks tugevuseks on noortega töötamisel ka see, et minus on olemas ikkagi ka see personalijuhi vaade, eks ju, et ma saan ka teha selliseid natukene võib-olla noh, konsulteerivamaid vestlusi ka noortega, et kuidas siis leida endale see unistuste töö ka, et ka seda saab teha. aga jaa, noored tulevad erinevate teemadega ja väga tihti ka vanemad suunavad neid, sest lihtsalt nad näevad, et noored on, ma ei tea, natukene õnnetud, endasse tõmbunud, võib-olla enesekindlust on vähe, võib-olla on vaja mingeid otsuseid teha. et ja alati saame,
saame suurema selguse suunas. vaata, mul, mõtlen kogu aeg kaasa sinuga. nii. Ja siin on olnud nüüd selliseid olukordi, no ma reklaamin kogu aeg välja, siin ka ütlen sedasama, et numeroloogiliselt saab analüüsida siis ka noorte laste, väikeste laste, siis ka needsamad keskkooliealised või ülikooli lõpetanud need ametid, et mis Mhm, konkreetselt selle numbri järgi sobib, nii nagu ma Liise puhul ka ütlesin, on ju, et sul tuleb seal 22 kokku liites 4, sulle sobib nii jalad maas süsteem kui ka just see coach imise värk. Et aga no ütleme siis niimoodi, et ema ongi tellinud lapsele, ma tean, just alles oli üks juhtum, lõpetas põhikooli, aga ei tea, mis ametit võtta. Ja mina siis näen numbritega, et trrr, selline nimekiri. nii, mhm, siis poiss vaatab seda, et oh-oh, nagu, aga süda kutsub kuhugi, aga no ei, ma ei tea. vaata, kui vahva oleks iseenesest, et ta teab juba seda nimekirja, mis nagu mhm, numeroloogiliselt on hea või siis astroloogiliselt või siis human design'iga. ja siis ta mhm, mõtleb, et okei, mingi pusletükk on puudu ja mhm, sellega tullagi sinu juurde. mhm. Ja noh, vastupidi on ka vahel nad tegelikult noh, tulevad, neil on nagu täitsa selline tühi paber on ju, et neil kuidagi e- midagi ei tõmba ja võib-olla ei ole endas leidnud neid asju või teistpidi on see, et nad teevad mingeid asju, aga nad ei suuda seda mingite töörollidega seostada, Mhm, eks ju. ja siis ja siis ongi, noh, sa tõid ka need ametid välja, eks ju, et mina kunagi ei räägi konkreetsetest võib-olla nagu ametitest, vaid see, millest mina püüan noortega aru saada, ongi see, et milline see keskkond on, mis neile meeldib, milline see töö iseloom võiks olla. mhm, Et tegelikult see on see, mille sobivus on vaja üles leida ja siis on oluline just nimelt leida see, et aga mis sind huvitab, mis on see, millega sa tegeled, eks ju, siis ka, kui sulle ei maksta selle eest, eks ju, või keegi ei sunni sind, et kuhu suunas see sind tõmbab. Ja siis noh, nendest samadest sinu nimekirjadest, kui need elemendid sinna juurde võtta, tegelikult juba vaikselt hakkab midagi kooruma. Et mis tegelikult mind ka, eks ju, just personalijuhina tihtilugu tegi õnnetuks, on see, et inimesed lähevad õppima mingit, ma ei tea, ametit on ju, näiteks raamatupidaja. Väga tänuväärne töö, väga äge, väga paljud tüdrukud lähevad seda õppima, sest et ma ei tea, emad, vanemad, keegi on olnud raamatupidaja, eks ju. Ja nad ei saa üldse aru, et selles töös on nii palju rutiini mhm, ja nad ei ole üldse rutiinimesed, see selline võime detaile jälgida pole üldse nende teema. mhm, Võib-olla on hoopis nende teema see, et neil on juba andmed olemas ja nad hakkavad analüüsima. Nad, ta on võib-olla väga hea finantsanalüütik, ta on võib-olla hea finantsjuht, kes suudab äri ja numbrid kokku panna, kes suudab numbrid panna rääkima nagu sina, on ju. mhm. Et teha sellest neid järeldusi, et seal on oluline ka seda töö iseloomu võtta natukene arvesse. Et selles mõttes see sinu nimekiri on väga tänulik, aitab noh, mingist suurest pilvest nagu natukene koondada, eks ju. ja nüüd on väga mõistlik tehagi see järgmine samm ja püüda aru saada, et kõikidest nendest nagu valikutest, et mis siis selle minu olemusega nendest kõige paremini kokku sobib. issand, tead, kui kihvt, mul täiega pildid praegu jooksevad. see näide, mis sa praegu tõid, oli väga bueno. sellepärast, et no näiteks edukuse koodi keskel on teil 8 ja võib-olla lapsel ka edukuse koodi juba väga paljud oskavad ise arvutada ja kui sa ei oska, siis numbritekeel.ee esimese lehe peal scroll ite sinna lõppu ära, siis seal on selline koht, vaadake oma laste edukuse koodid. kui on see 8 näiteks seal keskmine number, siis see viitab ka raamatupidamine, finantsjuhtimine, kõik, mis on just numbrid, süsteem, struktuur, aga seal on coach, mentor, numeroloogia, astroloogia, psühholoogia, terapeut, saad aru, see karma pool. vaata, täpselt seesama näide, mis sa praegu ütlesid. et nagu nii hästi tõid selle näite ja kui juba sellel lapsel on seal veel selliseid tunnusmärke, kui te võtate juba sünnikaardi niimoodi suuremalt lahti, kui ikkagi väga palju on viiteid sinna, et ta on väga tundlik,
siis järelikult tähendab ju seda, et talle ei sobi selline väga kuiv raamatupidamine, vaid pigem ta kaldub sinna number 8-ga, sinna natukene karma poole peale, kes tegeleb ja kes aitab, kes nõustab ja nii edasi. noh, ma natukene tõin oma selle numbrite müstilist maailma, sellepärast et seal sõltub juba ka elude number, nii nagu sul on elude number 7, mis viitab sellele, et väga tugev intuitsioon, väga tugev inimeste sissevaatamise oskus ja kui sellel lapsel, keda sa seal soovid analüüsida, temal on ka näiteks number 7, siis tal on täpselt see teine, see pehmem 8 pool. kui tal on 8 elude numbrina näiteks, siis on no raudpolt võib olla see, et puhas ettevõte, puhas ettevõtja, ainult numbrid, puhas vuuk ja saab lihtsalt algteadmised raamatupidamisest, aga võtab endale mingi täiesti raamatupidamisosakonna sinna ja ta teab, kuidas numbrid töötavad. ja no vot, ma läksin väga, äkki. väga, väga põnev, väga põnev. selles mõttes, et kui sina ka, eks ju, meie kohtumisel alustasid sellest samast, et mina küsisin su käest oma ettevõtete kohta, sa võtsid kõigepealt mind pulkadeks lahti, onju, et vaatame, mis sul need ametid siis on, onju. Siis selgus, et kõik asjad seal on tegelikult väga hästi sünkroonis ja siis ma mõtlesin ka sedasama just noorte peale, et see aitab neil nagu noh, mingist sellest suurest pilvest teha sellise kitsama vaate ja nüüd jällegist, eks ju, leida see nurk, mis on siis talle sellisem kõige loomuomasem, kus ta nagu ise ka tunneb, et on kirge, eks ju. ja ja mis ma veel tahtsin ma tahtsin veel välja tuua selle, et miks väga paljud noored täna on, eks ju, stressis. Ma kuulan siin, mu enda laps lõpetas põhikooli, seesama keskkoolidesse sissesaamise jutt või gümnaasiumisse sissesaamise jutt ja kogu see stress siin sellepärast ka. No mina tahaks selle pinge tõmmata kõigil maha ja öelda, et teate, me elame ajastus, kus meil tuleb no, vähemalt 3 korda, 2-3 korda elu jooksul ümber õppida. Nii et võtke see pinge täiesti rahulikult maha. et, lihtsalt üks on oluline, eks ju, et see keskharidus tõesti on vaja omandada, sest et sealt edasi on võimalik sul ükskõik kuhu kutsekooli, ülikooli minna edasi, mis iganes 10 aastat hiljem või mis iganes see on, eks, et, äh, et lihtsalt jah, seal jälle mingi selline noh, liiga palju pinget pannakse nendele noortele peale, et ei ole vaja. ja teie, kes te siin kuulate mu kanalit, kutsuge oma lapsi ka kuulama seda kanalit, vähemalt sellised, kes juba on natukene huvitatud iseenda tundmaõppimisest. seepärast, et just see, mis Eliise praegu ütles, siis numeroloogiliselt ka toimuvad need murdepunktid seal 25, 35, 45 ja muidugi sinna vahele mahub ka palju asju, ehk siis nendel ajavahemikes pluss-miinus 2-3 aastat, siis me võime täielikult kardinaalselt muuta oma eriala, mis on täiesti okidoki. Mhm. et kui ma oleks ka seda teadnud kunagi põhikooli lõpus, siis kui ma pidin tegema mingi otsuse, okei, õnneks tuli keskkool, sai see ka ära tehtud ja siis pidi ikkagi tegema otsuse, on ju, et mis siis. ma mäletan ka omal ajal õppisin sekretäriks, aga tegelikult päris hea amet oli, aga sinna tuligi just. Väga hea amet, sekretäri amet on, mina ütlen kõigile, et alustage mingitest teenindavatest rollidest. Mhm. Et minge teenindusse, saage see inimestega töötamise kogemus, et sinna peale on nii palju võimalik ehitada. aga kui sa juba inimestega saad, inimesi õpid tundma, klienditeenindus väga hästi õpid neid tundma ja noh, üldse tänapäevase noorte teema on see suhtlemine, eks ju, et tahaks hirmsasti seal internetis chat ida, aga on kadunud see võime päriselt inimestega niimoodi silmast silma, noh, me siin küll ka virtuaalselt on ju, aga silmast silma päriselt vestelda, luua neid suhteid, eks ju, et siin tehakse viimasel ajal nalja, et kuidas inimeste arvu maailmas vähendada. Noh, just nimelt niimoodi, sest et noored ei ole valmis enam isegi suhetesse minema, sest see on liiga keeruline. Mhm. Et kogu see suhete loomine ja hoidmine ja siis sealt tulevad mingid südamevalud ja kõik muu sinna juurde, et nii me välja sureme. ah sa Mait, ei mõelnud nii kaugele. Jah, aga noh, selles mõttes, et see on küll sellisesse naljavõtmesse praegu pööratud, aga see selline suhtlemise oskus
noh, üks olulisemaid oskusi üldse, et elus õnnestuda, et kui sa midagi muud ei tea, mida õppida, siis õpi inimestega suhtlema ja siis ükskõik, mida sa sinna peale õpid, kõiges saad õnnestuda. ja sa vihjasid oma teismelise lapse peale, et kui palju tema on saanud või kui palju sina tema peal oled saanud seda praktiseerida, mida sa teistele pakud? Oh, tead, see on alati niimoodi, et noh, loomulikult ma usun, et ma olen selline võib-olla nii-öelda keskmisest vanemast teadlikum vanem, eks. Et minu selline enesearengu teekond tegelikult saigi alguse väga palju minu kallist lapsest, kui tema sündis. Ja noh, ta on hästi selline suur õpetaja olnud ja meil on väga selline lähedased ja head suhted temaga. Aga noh, eks tal ikka on neid kohti ka, kus ta oskab vajutada täpselt sellesse kohta, et mul on nagu mingi juuksed on püsti, aga noh, mis ma olen vist teda nagu reaalselt võtnud ette ja coach inud vist mõned korrad. Et mingitel hetkedel, kui tal on olnud keeruline, aga see, et ma noh, nagu näen, et tal on keeruline koht ja siis ma hakkan temaga lihtsalt rääkima sellest, et okei, ma kuulen, et see on niimoodi, räägi mulle sellest rohkem, mis sellega on, mis on sinu jaoks oluline, mida sa saad teha ja nii edasi, et need selliseid coach ivaid küsimusi ma kasutan tegelikult meie igapäevases vestluses päris palju. Ja ma arvan, üks huvitavamaid näiteid oligi see, noh, ikka noored mängivad oma arvutimänge ja siis mingi hetk ka, noh, ma sain aru, et tal olid mingid eesmärgid nende arvutimängudega, aga ma ei saa sellest midagi aru. Ja siis, aga no ma näen, et tal on mingi täiega pinge. Ja siis mõtlesin, oota, aga sa oled coach, sa ei peagi asjadest nagu teadma, noh, selles mõttes kõige paremas mõttes, eks ju. Ja, ja siis ka küsisin ta käest seal erinevaid küsimusi ja siis ta lõpuks, et ma tean, mis ma pean tegema. Ja siis mul oli nagu mega, nii lahe, saad aru, lapsel oli nagu päriselu probleem, ta ei saanud aru, mida teha, ma tegelikult vanemana nagu sisuliselt ei osanud teda aidata, mida ta tegema peab ja tema leidis oma selle strateegia ülesse, et need on nagu lahedad hetked. jaa, absoluutselt. See on nii põnev. See on nii põnev, sellepärast et sina ju kasutad seda meetodit, mida sa oskad ja mida sa enda puhul ju ka tegelikult arvatavasti kasutad igapäevaselt, et nii nagu ma olen ka vihjanud oma kanalil, ega me ju valmis ei ole, me kogu aeg ju areneme, samamoodi sina, Eliise, aitad ju oma meetodi kaudu ennast aru saada, arened pidevalt, nii nagu sa ütlesid, et on ka sinu elus mentoreid olnud, on ka sinul selliseid kuidas ma ütlen, koolitusi olnud ja just me rääkisime ju ka protsessist ja nii need keskkooli lõpetajad, et ei pea veel täpselt teadma, kelleks te saama hakkate, sellepärast et kõik on üks suur protsess. et ma tahtsin väikse lohutuse ütelda siin selle sinu lapse küsimuse peale, see, et minu lapsed mul on kaks poega. Ega see, et kui ma olen numeroloog ja teiega siin räägin ja jagan seda, ei tähenda seda, et nemad on saanud oma sünnikaardid ja nemad on täpselt selle järgi liikumas praegu täielik null. selles suhtes, et miks mina tulin üldse avalikkusele ja teiega seda kõike jagama, sellepärast et mingi hetk ma tajusin, et mu lapsed ei käi enam nii tihti kodus, kui nad võiksid mul käia. Nad on täiskasvanud. Tegelikult nali naljaks, nad käisid ikka, aga lihtsalt see, et iga kord, kui me vestlesime, siis oli see, et ma läksin automaatselt numeroloogia peale, sest mul oli infot nii palju ja siis ma lihtsalt leidsin, et ma võtan kanali, hakkan kanalil seda jahuma selleks, et kui lapsed külla tulevad oma tüdrukutega, siis ma lihtsalt, me räägime lihtsalt normaalsest elust, et vaata, võililled kasvavad siin ja et siis emme on nagu tühjaks rääkinud ennast sellest numeroloogiast. ehk siis see lugu, et see on minu meelest normaalne ja tegelikult, mis on minu puhul vähemalt, mida ma aru saan, ma ei saa õpetada ega nõu anda siis, kui inimene ei ole valmis, ehk siis minu lapsed ei ole veel valmis, nendel toimib see protsess eks võib-olla siit sa said ka mingeid mõtteid, et tegelikult on ju minul vähemalt soe tunne, nii nagu sinagi pöördusid minu poole. sa tegelikult tajusid, et sa võid siit ka saada kas kinnitust minu kaudu, minu numbrite kaudu, kui sa tulid oma küsimusega minu juurde. et kõige tänulikum klient on see, kes on avatud südamega valmis ja me ju tegelikult ei tea
kuhu see nagu kõik viib, seepärast et ka mina ju mentor, coach, numeroloog, kes ma siin kõik olen, ma ka ju täpselt ei tea, kuhu see läheb, aga me oleme mõlemad lõppresultaadiks nagu avatud. ja see on, noh, nendest räägitakse nalju, aga see on tõsi. Mulle õnneks ei ole neid väga palju sattunud, aga on teatud tüüpi inimesi, kes käivadki selle mentori juures ja siis selle coach'i juures ja siis selle, ma ei tea, koolitaja juures ja kõigi juures nagu käivad ja siis ütlevad, midagi ei aita, Mhm, keegi ei saa mind aidata, mhm. nagu see ei toimi. jah, ja siis, ja siis eriti vahva on, kui kuuled neid lugusid, et ta tuleb su juurde, ma olen käinud siin, mitte keegi ei aita, nüüd sina lahenda ära see asi. davai, davai, tee korda. ja see on seesama teema, et kui sa päriselt tahad oma elus teha muutust, siis ole avatud selle muutuse jaoks. See ei saa olema alati lihtne. See teekond seal vahepeal ongi muhuline, käänuline, emotsionaalne, kõik see. Miks? Sellepärast, et nagu ma enne ütlesin ka, et sa oled nagu selline, tead, see akvaarium, see, kus see üks kalakene on sees, on ju. Mhm. Noh, ja siis see kalakene seal järsku läheb, kasvab jube suureks, on ju. Ta ei mahu sinna akvaariumisse enam. Ja ta tahaks juba ammu minna suuremasse akvaariumisse või noh, võib-olla isegi kohe otse ookeani, on ju. Ja siis ta hakkab kolistama seal neid akvaariumi seinu. Ja kui sina ei ole valmis seda akvaariumi vahetama suurema vastu, siis ei ole mõtet süüdistada selles kedagi teist. Mitte keegi teine ei saa sulle kulbiga panna neid muudatusi. Ei, ise tuleb teha see teekond läbi. Ja, ja see on okei, et see on vahepeal keeruline. Meie kõigi jaoks on olnud. Ma usun, sinu jaoks, Merikene, on olnud. Mina olen teinud neid muudatusi oma identiteedis ja vahetanud neid akvaariume mitmeid kordi. jah. Vahepeal nutad oma nutud ära, siis saad aru, Ah, et las ta olla, läheme edasi. ja, no ja just, see et näitab. saadki aru, et see on nagu üks osa sellest protsessist on ju, et sa lased, see on ka lein, sa lased sellest ühest identiteedi osast lahti ja lähed edasi, eks ju, et väga üks hea näide sellest on minu arust selline eriti naiste puhul garderoob. Et kui sa tahad kuskilt alustada oma sellist muudatust, siis tee oma garderoobis väikene inventuur ja siis vaata, mis sinna uude kohta hakkab tulema. Aga sa pead teadlikult seda valikut tegema, eks ju, et mitte see, et viskad neid roosasid kleite mitu tükki välja ja siis lähed ostad samasugused roosad kleidid endale nagu asemele. aga jaa, üks viis muudatusi teha ongi see, et sa vahetad oma keskkonda, eks ju Mhm, ka. See on üks viis. Ja teine, mis ma olen tähele pannud, on see, et kui inimesed näiteks on rahulolematud, noh, just ütleme sellises tööalases mõttes, no nii rahulolematud ja noh, siis mõtlevad, et ei, no ma pean selle töökoha ära vahetama. Ja tegelikult, kui sa nendega nagu selle teemasse sisse lähed, siis saad aru, et ei, tegelikult ei ole küsimus üldse selles, et tuleb see töökoht ära vahetada, vaid siin on veel mingisugune vajadus on rahuldamata, kui nüüd see vajadus saab rahuldatud, mis iganes, rohkem seigelda, rohkem teha mingeid asju, kvaliteetaeg, võib-olla enesearendamine. kui need vajadused saavad rahuldatud, siis ei ole vaja enam seda töökohavahetust teha, eks ju. Et need on sellised, no vot, me oleme kogu aeg sellises pidevas muutumises, eks ju. ja mida kiiremini sa sellest aru saad ja sellega kaasa lähed, seda suurema kergusega sa saad edasi liikuda.
ja mul tuli nii palju mõtteid sellega ja noh, see, kui ma ütlesin ka, et lükkasin käega, et ah, lähme edasi, vaata. ma mõtlesin just seesama, see eluprotsess, kui sa oled pikali seal ja nutad, mida sa seal nutad siis tegelikult on ju kõik, see on vajalik meile, et me lihtsalt protsessiksime oma elus ja see, mida mina olen ise isiklikult aru saanud, et müra peaks vähendama lihtsalt enda ümber. kõik need ja, mõttetud scroll imised, kõik see, et kes kellega, mille jaoks, mida keegi minust arvab ja kui see mingi aeg tekib nagu ellu, siis sa hakkadki aru saama, et vau, kui palju on minu sees olemas, aga see, et just, et võrreldakse väga palju ennast teistega, tema sai niimoodi, tema teeb niimoodi, et aga miks mina ei saa, ma tahan ka, siis mina muidugi jällegi läheksin kohe sinna numbritesse sisse ja siis ütlen, kuule Padasti, Brat või ma ei tea, et peatu korraks, saa aru, et sinu sees ei ole üldse neid numbreid, mis Eliise sees on. minul ei ole neid, mida on Tiidul või Teedul seal, et jah, sa tõmbasid õhku, tahtsid midagi rääkida, et jah, minu meelest on see, et kõigepealt tulge iseenda juurde tagasi. et hakake endast pihta, see on see, mida on nagu liiga palju praegu meie ümber, aga noh, see on jälle juba filosoofia, kuhu me siin jõuame, millest me rääkisime sinuga ka enne. ja, aga see selles mõttes ei ole filosoofia, sellepärast et see on päris elu. sest et tegelikult noh, sellesama scroll imisega seoses ka, eks ju, miks me läheme scroll ima? sest et meie sees on mingisugune tühimik Mhm. ja me täidame justkui kunstlikult seda tühimikku. noored täpselt samamoodi, miks nad käivad seal scroll imas? on see, et nad tegelikult nende aju vajab siis kogu aeg seda dopamiini ja sa vajad seda rohkem ja rohkem ja rohkem, eks ju. ja scroll imisest sa saad hästi kiiresti selle dopamiini kätte ja dopamiin tekib sellest, kui sul tuleb uut infot kogu aeg peale. ja selle asemel, et siis võtta endale aeg ja kuulata, et mida ma päriselt tahan, siis sa lihtsalt käid seda kiiret dopamiini sealt telefonist otsimas ja siis vaatad, tund on läinud, 2 tundi on läinud ja tegelikult tehtud ei ole mitte midagi. siis hakkad ennast süüdistama sellepärast, et ma ei ole mitte midagi teinud. ja see on selline ring, siis lähed jälle rullid, sellepärast et sa oled ju täiesti mõttetu, sa pole mitte midagi teinud. aga kuidas sellest ringist välja saab, ongi see, et sa esiteks noh, päevakene, 2 juba ühest päevast aitab, pane see telefon ära, tõsta endast, tõsta endast kohe täiesti teise tuppa, pane ära see telefon. ja siis su see dopamiini vajadus pidevalt nagu see miinimumtase langeb tegelikult ja sa vajad seda vähem ja siis selle tulemusena sa suudad ehk teha ka neid asju, kus natukene pikema aja peale sa saad selle uue informatsiooni või mingisuguse siis selle pingutusest saad mingi appi, pea läks tühjaks praegu, et sa saad selle mingisuguse kingituse või naudingu sinna otsa, eks ju. et sest et mm, me oma loomult tahame kogu aeg uut informatsiooni, me tahame seda kiiret sellist naudingut saada, aga kui me kogu aeg oleme opereeritud või toimetame selle kiire naudingu pealt, siis tegelikult me ei hakka isegi tegema mitte neid asju, kus naudingu saamiseks läheb kauem aega. Seda sa saad muuta ainult distsipliiniga, ise väga teadlikult sealt süsteemist välja astudes. küsimus. jah. kui lapsevanemal on laps, kes ise ka saab aru, et tal on see üle võlli läinud, see scroll imine Mhm. ja laps vajab abi, aga ema ei tea, kuidas aidata või isa ei tea, kuidas aidata. kas ka selliste asjadega saab sinu juurde tulla? Äh, no vot, seal ongi, mis on selle noorte coaching'u teema ka, on see, et tegelikult me ei saa alati vaadata noort eraldi, vanemaid eraldi, eks ju, et seal me peame hakkama vaatama neid asju koos.
põhimõtteliselt saab ikka sellega toimetada. noh, selles mõttes, et vanem saab mingisuguseid asju teha, eks ju, laps saab mingisuguseid või see noor saab mingeid asju teha, et kindlasti saab, aga vahel ongi see, et tuleb siis kohtuda mõlemaga, et mm saada aru, et kuidas nad omavahel panna paremini ka koostööd tegema. et ma üldiselt ütlen, et minu sellised vestlused noortega on konfidentsiaalsed ja ma vanematega ei räägi, ma võin alguses rääkida vanematega selleks, et saada mingit sisendit, sest väga tihti vanematel on mingisugune eesmärk või ootus ja siis me räägime sellest ka noorega. aga kuidas ma töötan, on see, et ma ikkagi noorele ütlen, et palun oma tegemistest ja progressidest ja võitudest jagada ise oma vanematele. et meie vestlus jääb meie vahele. et seal siis tuleb natukene vaadata, et kas või kuidas me nendest asjadest niimoodi saame rääkida, et see konfidentsiaalsus ikkagi nagu jääb, aga põhimõtteliselt saab ikka. -hmm. Mul tuli praegu lihtsalt muie, tead kui huvitav, mul on need sellised pikemad analüüsiprogrammid, noh, kus ma siis analüüsin inimest seal 4-5 päeva, käin teda täitsa üksipulgi lahti, siis seal on häälsõnumid ja videokohtumised ja kõik muud asjad ja siis on niimoodi, et elukaaslane, soovitanud elukaaslasele, siis tuleb, noh, vahet pole, kas enne oli siis mees, pärast on naine, on ju, ja siis saadab see, kes eelmine on siis olnud, et noh, mis noh et saad aru, et no kuidas läks või kuidagi niimoodi. Õnneks on väga harva. siis ma mõtlen, no vau, sa oled millestki väga valesti aru saanud, et ei, mina ei hakka nüüd sulle rääkima, kuidas mina sinu elukaaslasega neid asju tegin. selleks olete ikkagi nagu teie protsessimas seal omavahel. samamoodi on olnud, lapsevanemad on siis oma täiskasvanud lapse 18 just sai või 19 on saatnud ja siis saadavad, no kuidas teil läks? väga hästi, tänan küsimast, et see jah, küsi ja lapse käest, kuidas meil ja, läks. ja siis mind ajab see nii naerma, mina ei oska, kas ei oska või ma ei ole nii professionaalselt seda öelnud, aga ma ütlen, et ei, et see on vale koht, kus küsida, et saad sinna minna ja küsida. et aga see on nii kihvt nagu, noh, mis noh jaa, ehk siis ütleme siis niimoodi, et neid asju on ka tegelikult täiskasvanutele, et kui me nüüd väga palju vaatame siin ümberringi, siis neid asju on ja sa ütlesid väga kihvtilt, et see dopamiini vajadus on väga suur ja ma olen ise ka olnud seal, selles scroll imise perioodis. ma arvan, et Eliise, sa ka oled, võib-olla, ma loodan vähemalt oled. Ja ikka. väga hea, siis sa oled ka olnud ja et aga ma mäletan nüüd praegu ma mõtlen oma elu ma isegi, mina ei mäleta seda, kuidas ma sealt välja tulin, aga väga teadlikult loomulikult, sest ma ka ei vaata televiisorit, ei kuula raadiot, ma kuulan just neid asju, mida mina tahan. Youtube'i kuulan ka aeg-ajalt telekast, aga sellest on ka aeg juba möödas. et saad aru lihtsalt seda, et ma ei lase enam tulla endale seda informatsiooni, Mhm. mida ma ei taha. ja, ja, ja see, et ma olen aru saanud, et minu sees on nii palju dopamiini ja need videod, sina ju täpselt samamoodi oled ju avastanud, et sinu sees on kõik see asi ju olemas, et mis on nagu Mhm. eriti kihvt, et palun ka jagage teie oma lugusid, et kus te näiteks olete seal scrollimismaailmas olnud, kuidas te sealt välja näiteks saite, võib-olla oled sa alles hiljuti seda teinud. et jaga ka siia alla kommentaaridesse, et kes on võib-olla hädas oma lastega, et lapsed scroll ivad, siis võib-olla jaga ka seda, et aga mida sina näiteks teed, et äkki scroll ite mõlemad eraldi tubades. ja, või kõige hullem on see, et istute õhtusöögilaua taga, kõik scroll ivad samal ajal, on ju. et ja noh, eriti nagu ma saan täiega aru sellest, et need teismelised on selles iseseisvumise etapis ja no kes see siis tahab vanematega midagi teha, eks ju, aga mina ikkagi julgustan seda, et noh, vahel tuleb lihtsalt öelda, et noh, senikaua, kuni nad on veel nii-öelda elavad kodus ja on alaealised, et nüüd lähme sinna jalutama või et lähme sinna mis iganes, kuhu sööma, kuskile seiklema, matkama. et
Mina olen ka üks nendest vanematest, kes seda ikkagi aeg-ajalt teeb ja, ja miks ma julgen seda soovitada ja noh, mina oma lapsega teen seda nagu hästi teadlikult juba, eks ju. Et ta ka vahel siin unustab ennast toimetama kas arvutisse või teeb oma kooliasju. Ja noh, ma tajun ta energiast, et tead, selline mingi viu, 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 viu hakkab pihta ja siis ma ütlen talle, et kallis, et ma lähen jalutama, tule ka minuga jalutama. Tema juba teab seda, et kuigi ta ei viitsi, sest et see dopamiini tuleb ju kogu aeg nii hästi sealt peale, on ju, et miks ma peaksin välja minema. aga kui ma talle meelde tuletan, et kuule, et mäletad, et me oleme teinud seda analüüsi, et sa kõigepealt nagu enne kui me lähme jalutama, sa tunnetad, et kuidas sul tuju on, eks ju. siis, kui me oleme paarsada meetrit jalutanud või paar minutit jalutanud, kuidas siis tuju on ja kui me tuleme jalutamas tagasi, et kuidas siis tuju on ju. et sina tead seda juba, et, et see jalutamine tegelikult teeb su olemise paremaks, teeb su tuju paremaks, sul on energiat rohkem, et siis jälle oma kas kooliasjadega edasi minna või ja nii edasi. et jah, viia oma noori ikkagi välja, sellepärast et nad ei taha sealt sellest rutiinist ja rullimisest välja tulla, aga kui nad seda teevad, siis nad on väga tänulikud sulle selle eest, et sa nad välja viisid, et vahel tuleb seda vanemlikku, noh, nagu mul sõbranna ütleb, et sa ütled, et ma ei küsinud su käest, ma ütlesin sulle, sest et ma olen su ema. väga hästi öeldud. jaa, nüüd on nii. et see on see, kus me vanematena tegelikult peame võtma selle vastutuse, on ju, Mhm. et neid aitama läbi selle, et nad vahepeal puhkavad. täpselt nii. nii, nüüd me oleme sinna scrollimisse juba ära ennast libistanud vaikselt, et aga tuleks selle asja juurde veel tagasi, et kuidas sa seda mentorlust pakud, seda coach imist, kas online'is, kohalolekul, kus sa vastu võtad ja nii edasi, natukene sellist teemat ka. ja meenutus ka, seal koduleht oli siis noortecoach.ee, oli nii? noortecoaching.ee. jaa, et sealt, et aga kuidas jah, see toimib? See toimib nii, et on võimalik siis kõigepealt tulla sellisele tutvumiskohtumisele, mis on tasuta ja sinna võib tulla siis kas vanem või noor, kus me tegelikult siis arutamegi seda, et kus ollakse, mis on see selline väljakutse ja kuhu suunas soovitakse liikuda. Ja ühtlasi on see võimalus ka saada meil omavahel tuttavaks, et kas noh, tekib see tunne, et on hea koostöö või seda tunnet ei teki. Siis vanemate puhul saame rääkida ka sellest, et kuidas siis oma noorele rääkida seda, et äkki võiks kaaluda coaching ut, mis see on ja kuidas see võiks teda aidata. Ja siis saame juba leppida sellel tutvumiskohtumisel kokku ka selle koostöö, kuidas me siis koostööd teeme, kuidas on tasumine ja nii edasi. ja ja põhimõtteliselt jah, siis vanemate puhul me tavaliselt lepimegi seal kokku selle ja nemad siis suhtlevad lapsega, ühendavad mind lapsega ja siis me oleme saanud noortega juba ise kokku leppida, et millal on järgmine kohtumine. ja kohtumistega on nii, et saab väga kenasti samamoodi virtuaalselt suhelda, nii nagu sinagi teed siis virtuaalselt neid kohtumisi. Ja Tallinnas tegelikult saab siis ka kohtuda, et mul on mõned siis füüsiliselt kohtuda, et mõned kohad on, kus ma füüsiliselt kohtun, et need saame siis omavahel kokku leppida. Mhm. väga vinge. ehk siis see, et kui te nüüd ei ela seal Eestis ja Tallinnas, et ei tähenda seda, et see võimalus jääb teilt ära. nii et kõik on ka virtuaalselt võimalik kokku leppida, et ma tean, et väga palju jälgijaid on ka väljaspool Eestit, et erinevates riikides. Ja väga kenasti saab samamoodi virtuaalselt kohtuda, et kuule, füüsiliselt loomulikult on natukene teistsugune dünaamika, aga virtuaalselt toimib sama hästi. mhm.
mul tuli lihtsalt praegu see mõte millegipärast, et just rääkisin, et väljaspool Eestit on palju jälgijaid. mis keeles see veel võimalik oleks, kui mitte ainult oma emakeeles? kas sa teed ka seda ka näiteks inglise keeles? jah, ka inglise keeles võin coach ida, vene keel mul kahjuks nii hea ei ole nagu sul, ma saan aru, et vene keeles ma ei coach'i. Okei, nii et pange kõrva taha. et seda ma soovitaksin siis kõigepealt proovida ja ise koostööd teha Eliisega ja siis te sealt näete juba edasi. ma tean lihtsalt, et väga paljud, kes on analüüse tellinud, noh, paljud ja paljud, aga neid on Austraaliast eestlasi, on sealt, issand, mis oli Indiast on olnud, Ameerikast on olnud ja nii edasi, nii et vot ja noori on igal pool õnneks ja neid tehakse kogu aeg juurde ja me oleme üks nendest, kes me oleme neid juurde teinud. ja, aga et jutustada ja rääkida oleks nii palju veel, Eliise, aga ma mõtlen, et me võime siin selle koha pealt äkki vist kokku võtta. kas sul on veel mingeid mõtteid, mida sa tahaksid veel jagada, võib-olla mõni selline tähelepanek veel lapsevanemale, kus ta võiks märgata, et äkki oleks aeg last aidata kuidagi coach imise abil või mingid sellised, ma mõtlen, et vaata, just see, mida sa, vaata, ma mõtlen, kas sa nüüd ütlesid seda, mida ma olen enda puhul ju tähele pannud, ka ma olen ju lapsevanem kahele pojale, nad on täiskasvanud, et siis see, et meie ju tegelikult juba näeme, mis talle juba sobiks või siis see, et mida ta võiks teha teistmoodi ja võib-olla me ei oska seda tihtipeale viisakalt öelda või kenasti öelda. et just see moment, kus nagu aru saada, et sa saad aru, et laps on tegelikult valmis muutust tegema, aga tal on nagu väike pusletükk puudu, et ta vajab seda teist inimest. et just, et võib-olla mingi väike juhtnöörikene sinna, ma isegi ei tea paremini, ma ei oska seda seletada, võib-olla said mõttest aru. ja noh, üks, mis annab märku sellest, et võiks võib-olla kaaluda seda, et noor võiks kellegi teise täiskasvanuga kui oma pereliikmetega rääkida, on see, kui ta väga isoleerib ennast. Mhm, Et kui ta on kodus, tal võib-olla ei ole mingeid sõprussuhteid või kui sa näed, et ta on selline õnnetu või vastupidi, väga selline närviline ja terav, et need on sellised märgid sellest, et seal all ikkagi mingisugune pinge on, mis vajaks tähelepanu. Et mina ka siis coach'ina saan tegelikult, ütleme, vaimse tervise poole pealt töötada selliste noortega, kes on, ütleme, natukene võib-olla alla nulli sellisest heast kohast, eks ju. aga need, kes on nagu väga keerulises kohas, siis selle ma tunnen ära ja siis ma annan sellest märku, et tuleb pöörduda teise spetsialisti juurde. aga vahel, kui ollakse natuke keerulises kohas, siis see võibki olla seotud näiteks sellega, et mingi eesmärk puudub või noh, mingi selline väike asi on puudu, kui me selle saame nii-öelda selgeks, et kuidas edasi minna, siis see väga toetab ka seda, et selline vaimne tervis ja meeleolu läheb oluliselt juba paremaks. Et need on võib-olla sellised märgid või siis see, et näed, et noor on tõesti segaduses, ta ütlebki, et ma ei tea, mida oma kooliga teha või kuidas edasi minna, et siis ka on mõistlik kaasata kedagi. Ja see, mida ma tahan vanematele öelda, on see, kui te ise ei suuda oma noori aidata, ei tähenda seda, et te olete kuidagi mittepiisavad, läbi kukkunud. ei, see ei ole üldse nii. Lihtsalt see, kui noor saab rääkida kellegiga täiesti nagu pingevabalt, sest minul ei ole sellele noorele ootusi. mhm, Meil ei ole neid lugusid seal taga, neid vanu mingisuguseid asju, mille baasilt minul oleks mingisugune emotsioon. Neil ka ei ole emotsiooni. Nad saavad minuga rääkida hästi sellisest neutraalsest kohast ja juba ainuüksi see, kui nad saavad neutraalsest kohast neutraalse inimesega rääkida, see loob neile mingisuguse vabaduse, mis annab neile sellise uue ressursi nii-öelda ja võime näha asju laiemalt, suuremalt ja nii edasi. et
et jah, et need on nagu sellised kohad, kus tasub kaaluda coaching ut. Mhm. aga vahel on lihtsalt see, et noor tahaks väga teadlikult enesearendamisega tegeleda, et tänapäeva noored on nii teadlikud, nii targad ja vahel nad ütlevad ise, et nad tahavad kedagi, kes aitaks neid teha järgmist sammu, oma unistuste suunas liikuda ja nii edasi, et siis ma olen selle jaoks olemas. nägid. Kuhu võiks kirjutada? Kus võiks ühendust võtta sinuga, mis on sellised kanalid? Instagramis leiab mind noorte coaching'u alt leiate, kui otsite Eliisa Ala coaching, äkki vist on see Instagrami nimi. koduleht on noortecoaching.ee, sealt leiab lisainformatsiooni, ka blogipostitusi natukene. jah, need ongi sellised peamised kohad. Facebookis on ka seesama noorte coaching'u leht olemas. No vot, nii et olgem ühenduses ja tegelikult on väga kihvt ja väga võimas asi, mida sa teed ja minul on väga selline tugev tunne, et tegelikult mitte tugev tunne, aga need sinu numbrid kinnitavad seda, et sa leiad väga võimsalt selle ühise keele ja seesama vaata, Friseelia oli jah, sinu Liseelia. ettevõte, jah, siis tema hingemissioon on vaimne õpetaja, selle ettevõtte hingemissioon. ehk siis te teete väga-väga võimast asja, nii et tuld tiibadesse teile ja ma hoian väga tugevalt pöialt. kõik läheb täpselt nii, nagu peab. aitäh, et sa olemas oled, Elisa. Aitäh Eliise. sulle, Merikene, selle meie esimese kohtumise ja lugemise eest, et ma siiani veel seedin kogu seda informatsiooni, mis sa mulle andsid. et seal oli päris palju mõtlemisainet ja aitäh sulle, et kutsusid mind oma kanalile, et oli tore vestlus ja hea meelega aitan noori. aitäh. aitäh ja, sulle. ja teie kommenteerige palun siia ja vihjan siis ka Eliisele, siis kui keegi on midagi konkreetset küsinud, siis Eliise tuleb ja aeg-ajalt ka kommenteerib siia vastu. aga Ja, kõige parem on see, kui te olete otseühenduses. ja tšau, vahvat päeva teile kõigile. tšau.